Tere hommikust! Eesti asub praegu Balkani ja Musta mere kohalt üle Baltimaade ulatuva madalrõhuvööndi all, mille idaservas saabub lõunast taas väga kuuma ja samas ka niisket õhku ning see on ideaalne pinnas äikesepilvede tekkeks. Eile ennelõunal riivasid äikesepilved Lääne-Eesti saari. Pärastlõunal jõudsid Lätist Lõuna-Eestisse ägedamad pilved. Enam kui 10–20 millimeetrit registreeriti sadu eilse päeva jooksul Eesti lääne- ja idaservas ning tuuleilid kündisid 12–14 meetrini sekundis. Kõige rohkem kallas vihma aga eile õhtul kella 5 ja 8 vahel Väike-Maarjas 57,4 millimeetrit ning tuuleilid ulatusid 24 meetrini sekundis. Möödunud ööl ilm rahunes ja paljudes kohtades tekkis udu. Täna päeval püsib madalrõhuvöönd Eesti kohal, kuid selle vahega, et niiskust on vähem ja kuuma rohkem. Päikest on näha üle Eesti üsna rohkelt, kuid pealelõunasel ajal tuleb taevasse vaadata ja röngpilvi jälgida. Mõni neist võib kasvada kõrgeks ning vihma ja äikestki anda. Tuul on täna päeval muutlik ja nõrk. Peale lõunat tekib rannikul veidi tugevam priisituul, ehk et tuul puhub merelt maale. Õhtul võtab tuul kirdesuuna ja tugevneb Liivi lahe ümbruses 10 meetrini sekundis. Tuule pöördumine annab märku järgmise osatsükloni lähenemisest ja homme tuleb arvestada juba üsna niiske ja äikeselise ilmaga. Kuna täna on päikest rohkem, siis tõuseb õhutemperatuur 25–31 kraadini. Tuuleala avatud rannikul on paar kraadi jahedam. Õhurõhku mõõdeti Tallinnas kella 8 ajal 763 millimeetrit elavhõbedasammast. Esialgu muutub rõhk vähe, õhtupoole hakkab langema. Suhteline õhuniiskus oli samal ajal 82%.